Sõidame täna umbes 270 kilomeetrit, sellest 60 kilomeetrit maa all. Sellega on alates esimesest öömaast kokku sõidetud 1259 kilomeetrit, maa all 146. Alustuseks lahkume Maristoni teeliste öömaast. Edasi külastame Borgundi vana püstpalkkirikut. Läbime 47 kilomeetrise Aurlandsvegen lumetee, mille all kulgeb maailmas pikkuselt teine maanteetunnel. Tee ääres vaatame Veda-Haugane karukoobast. Naudime vaadet Stegastein vaateplatvormilt. Läbime oma reisi pikima Gudvanga tunneli, 11 428 meetrit, pikkuselt 3. Norras. Imetleme Tvindefosseni võluveega koske. Sõidame Sörfjordi kaldal, mis ääristab koos teiste fjordidega suuruselt teist ookeanisaart Põhja-Euroopas, millel pole merekallast. Ning lõpuks jõuame Bergenisse. Meie laagriplatsiks saab võõrastemaja Budgetel. On hommik ajaloolises Maristoeni teeliste öömajas. Üle meie hüti paistab leia ehk mähe. 1,2 kilomeetrine mägi mähituna lumme või pilvedesse sõltuvalt ilmast. 14. sajandist pärit kinnisturaamatust on Maristoeni mainitud karja- ja hingemajana üleval Borgundis. Kirik oli tol ajal väga rikas, omandades hooned ja 8 lehma 30 marga põletatud hõbeda eest. Kuningas toetas üritust, kus rändurid saaksid üle mäe minnes ööbida erimaksuga ning ümbruskonna lihtrahvast nööriti pea 500 aastat. Said ära maksta või? Jaa, 1400 nappi. 1792. aastal ehitati Maristoeni uus elegantne mägimajake. Sellest ajast pärit elutuba on tänapäeval Maristoeni muuseum. Läbitud on Borglaug-tunnelen 4 kilomeetrit ja siis Tuftes-tunnelen. Sõidame 300–400 meetri kõrgusel Borgundi küla poole ning teeme külas peatuse. Borgundi vana püstpalkkirik. Kirik ehitati 1200 aasta paiku. Eelmise nimi oli ju Steve Church. Jaa, see tähendab Kõrval olev punane puidust kirik ehitati 1868. aastal. Vanast kirikust tehti muuseum ja see päästis tolle lammutamisest. Vähemasti siin on vana kirikut säilitamisväärseks peetud ning 2 kirikut eksisteerivad sõbralikult kõrvuti. Siin on nurra ainus säilinud püstpalkidest kellatorn, mille all on kella valamiseks kasutatud keskaegse valukoja jäänused. 4 nurgatala toetuvad maakivist postidele, püstpalgid ühenduvad omavahel tappidega ja puit on kaetud männist saadud tõrvavaiguga. Kasutatud on paganlikke sümboleid, mida kristlik traditsioon on sobilikuks tõrgendanud. Katuse harja tippudeks on stiliseeritud draakoni pead. Borgund on üks ainsatest laudkirikutest, millel on säilinud harjakübarad inkerdatud viinapuude ja põimun taimekujundustega. Rahvasuu kirjeldab lugu, kuidas 1668. aastal sisenes üks põhjapõder missa ajal kirikusse nagu paganlik võlur. Lasti aga maha ja põdratopist olevat pikka aega kirikus näidatud. Ameerika Ühendriikides pidavad kirikust 4 koopiat olema, kui tänaseks neid juurde pole ehitatud või mõni maha pole põlenud. Liikumas on erinevaid sõidukeid. Kartulasi vedav traktor näiteks.
jõudsime Lärdali jõe Orgupidi Lärdalsfjordeni kaldale. Pea pooled siinse valla paari 1000 elanikust elavad selles külas. Tasuks sisse pöörata, aga meil on eesmärk vahemaid läbida. Teeme väikse pausi. Autost välja pugedes on pilt palju avaram ja puhtam, rääkimata mootorimürast. Saab lähemalt vaadelda, uurida, mõtiskleda. Pisarates kaljusein. No kust see kaljusid märgav vesi nüüd siia tõlgub? Aurlandsfjelli mägiselt platoolt alla tulvav Erdalsselvi jõgi suubumas Lärdalsfjordeni. Talvel moodustanud lumi ja jää sulab suvel ning ei ammendu, enne kui põhjatuuled jälle puhuma hakkavad. Siit algab 47-kilomeetrine Aurlandsvägen lumetee. Sinna serva pole ei saanud siis või näed? Kas ma saan kui keerata? Ja õue sisse. Maaliline tee, mis kulgeb Lärdalsfjordeni äärest Lärdalist Aurlandi Aurlandsfjordi kaldal. Mõlemad fjordid on suurema Sogenfjordi harud ning nende vahele mägiplatoo jääbki. Alustame tõusu Erdalsselvi jõe Orgupidi, teel, mille kõrgem punkt on 1306 meetrit. Ilmselt asub siin ka kõrgem koht, kuhu autorattad meid sel reisil kandnud on. Aurlandsvägen avati 1967. aastal Siin võib 80-ga sõita muudes. ja see oli varem valdade vaheline peatee. Tee üks iseloomulikumaid jooni on kõle ja puutumatu maastik. Erandiks on üks elektriliin, mis annab tunnistust inimeste kohalolekust, aga ka mõned teeäärsed teehooldusseadmed ja kütused tsisternid. Samas on ka väsimatud ja vaadete näljased turistid, nagu meie. Nähtud jõgi Aurlandsvägeni lumetee alguses on saanud nime Varda-Haugselvi ja see keerab tee alt läände paremale. Ei saa aru, kuhu me lähme. Ilmselt pole teel enam põhjust jõega sammu pidada. Teel on oma ja jõel oma teekond läbida. Kas me tahame? Kuhu me tahame? On tee ju. Veda Haugane. See koht on siinsete mägede vahel reisides puhkepeatuseks olnud läbi aegade. Karu elab siin. Räägitakse, et neis mägedes hulgub ringi hulganisti karusid. 90-meetrine betoonist jalutusrada ja lõpmatuse pink kõverduvad kohaliku karu keldrini. Tundub, et ta ei olnud just kõige sõbralikum, armastades teel olijaid nahka pista. Karu koobas või? Võib-olla ka matkajatele. Ning nendega kaasas olev vara oma lastele ja lastelastele vaatamiseks kokku koguda. Kunstitöö, mille autoriks on keegi Mark Dion 1961, kes elab või elas New Yorgis. Ta ütleb, et korraldab oma töid nii, nagu teeks seda tulnukas Marsilt. See on karu koobas. Karu on ilmselt kõik kogunud selle varanduse. See lohe läheb verepiimas. Leiud on nummerdatud, elemendid organiseeritud. Paistab siiski, et ilma teadusliku akadeemilise loogikata. See betoon tee on tehtud selle koopa pärast siia. Aga äkki oli hoopis tegemist ohvriandidega, et mesikäpp teelisi ei kimbutaks. Sõidame tõusvas joones Jotunheimeni platoo kõrgete mägede vahel. Siin on see, et saad liustiku kõrva minna. Mund katsuma. Kes tahab mund katsuma? Siit sa tuleb. See on meil kosk, tahame ikka. Tee äärde jääb üks parklaga vaatekoht. Läheme, keerame sisse ja kaeme. Flotvatnet järv umbes 1100 meetri kõrgusel. Üle järve on näha Flottane juga 150 meetrise otse langemisega järve. Vesi pärineb 3
Valdek, Lettane, Nedre, Sorje ja kõige kõrgema 1463 meetrise Ovre mäetippudelt. Jätkame sõitu suurepäraste vaadetega lumeteel. Ja viskame autoaknast veel pilgu Flottane joale. Tee tõuseb umbes 1300 meetrini, mis on enne järsku langust ka lumetee kõrgem lõik. Meie all kulgeb 24,5 kilomeetrine Lärda tunnelen, maailma pikim maanteetunnel 2023. aastani, mille Austraaliasse ehitati pikem. Kulgedes üle 1,5 kilomeetriste mäetippude all oli see viimane lüli, et sõita Oslosse ja Bergenisse ilma praamiühenduse ja mäeületuskohtadeta. Ehitamist alustati 1995. aastal. Eemaldati 2,5 miljonit kuupmeetrit kivimit, maksma läks $113 miljonit ja valmis 5 aastaga. Varustatuna õhupuhastusjaamaga on tunnel esimene oma taolistest maailmas. Tolm ja tahk eemaldatakse elektrostaatilise filtriga. 1,7 kilomeetrine Hornsnipa, Sarvede või Pasunate mägi. Selle all Pasunate järv jääb teeserva. Ületasime just sügavale platoo sisse rajutud Lärda tunneli. Et leevendada klaustrofoobiat 20-minutilisel autosõidul tunnelis on uuristatud sinna 3 sinise valgusega koobast. Avarii väljapääsud puuduvad, aga iga 250 meetri tagant on SOS telefonid. Kaamerad jälgivad sisenemisel ja väljumisel igat autot. Jälgimise täiuseni viimiseks on paigaldatud Wi-Fi. Näed, kus me oleme siin alla. Et signaal sinu nutiseadmest ei kaoks. Tee langeb suhteliselt järsult 300 meetrit. Ehk siis 5 järsu käänuga teelõigul umbes 1000 meetri peale. Lammaste vahelt läbi pugedes ületame enne viimast käänakut veel kord Lärdal tunneli ning langeme edasi, et teha peatus Stegastein vaateplatvormil, kus 650 meetri kõrguselt avaneb vaade Aurlands fjordile. See on 29 kilomeetrise pikkusega ja pisut alla kilomeetrise sügavikuga suuremas Sogne fjordeni haru. All on näha Aurlandsladeni 40 kilomeetrise orutipp. Aurlandsselvi jõe suve ning umbes 900 elanikuga Aurlandsvagen küla, kuhu me peagi laskume. Stegastein vaateplatvorm ehitati 2006. aastal ja see on üks ilusamaid vaatekohti Norras. 2015. aastal nimetas arhitektuuri ja sisekujundusajakiri Design Curial siinset suurtest akendest avaneva panoraamvaatega kempsu maailma kaunimaks tualetiks. Meil polnud parasjagu häda, seetõttu jäigi kemps külastamata. Sõidame siis alla merepinnani. Sinna, kuhu vonklev 7 järsu käänuga teebi. Tee on kitsas. See puhub mööda, tule ära. Sul ütleb vastab meil mööda. Nagu näha, tekitab see aeg-ajalt sõidukite umistusi. Viimane võib põhjustada pahameelt, kuid kannatlikkus ja heatahtlikkus tuleb appi. Aurlandstaleni org on kuulus oma metsiku ja liigirohke looduse, vana talukohtade ja loomakasvatusega. Orgu läbivat jõge nimetatakse ülemises osas Stembartolaks ja alumises Aurlandsselviks. Jõge ei peeta enam Norra üheks parimaks lõhejääks. Orus ei kohta ka enam suviseid veiste, kitsede ja lammaste karju. Me peame tagundama, et see ajasse saada. Ei saa, meid on palju. Meid on palju, jah. 1970. aastal tõi hüdroenergia arendamine siin kaasa veevoolu vähenemise Aurlandsselvi jõel, looduslike tingimuste halvenemised ja ägedad protestid. See andis omakorda põhjuse esimesteks põhjalikumateks aruteludeks looduskaitse vallas Norras. Lärdali tunneli lääneots on siin orus ja selle läheduses asub 245-meetrine Turli Fossenkosk.
buss ja kopp puhastavad tee ära ja edasi. Külas teeme peatuse. Kaeme peaväljakut ja külastame kauplust. Vangeni kivikiriku vundamendi kivile on kantud kuupäev 2. mai 1202. Kirikust leitud nüüdseks kadunud kiri teatas, et kirik pühitseti sisse just sel kuupäeval. Kiviseinad on kõik 6 meetrit kõrged ja umbes 1,3 kuni 1,6 meetrit paksud. Koduloolane Andres Onstad väidab, et kirik ehitati kuningas Sverjali käsul, kuna tal olid siin kohalikud sidemed ja ta suri 1202. aasta märtsis. Kiriku kõrval on näha Aurlandsdaleni oru algus. Kustutame suurema nälja ja sõit läheb edasi Bergeni poole. Umbes 400 elanikuga Flämi küla asub Aurlandsfjordi tipus. Flämi sadam võtab aastas vastu umbes 160 kruiisilaeva. Väidetavalt on õhusaaste tase tänu kruiisilaevadele suhteliselt kõrge ja kalad olevat fjordist kadunud. Külasse tulev raudtee on üks järgsemaid. Järsu kaldega nõlvadel veetakse ronge Hammasratta ja Hammaslati toel. Flämi endises raudteejaamas asub raudteemuuseum. 5-kilomeetrine Flenja tunnel on avatud 1985. aastal. Alumine ots 60 meetri ja ülemine 350 meetri kõrgusel. Gudvangen vaid 100 elanikuga küla. Nimi Gud ehk Jumal tuleneb taaskord vanast talunimest. Süsta, paadi või muude veeliiklusvahenditega on fjordimatkad külas üks populaarsemaid asju. Näröfjorden. Kohati on vaid 500 meetrit lai ja 18 kilomeetrit pikk, juba tuttava Sognefjordeni järjekordne haru. Siinsetes mägedes ja orgudes leidub kultuskohti juba eelkristlikust ajast. Lähedusse rajatud autentses viikingite külas saab tutvuda Norra viikingite pärandiga. Asulas on Gudvanga tunneli läänepoolne pääs. 11,5 kilomeetriga on see Norras pikkuselt 3. ja meie reisi pikim tunnel. Kiirsõit jätkub Näröi Taaneli orus. Orus voolav jogi on kristallselge ja Tripulise forelli ja lõhejogi. Paremale jääb Jordal Snuten ehk Maamägi. Mäejalamil asuvad 1950. aastatel rajatud allmaakaevandus, väidetavalt maailma suurim, kus kaevandatakse anortosiiti, tartkivimit, mis on ka dekoratiivkivina väga atraktiivne. Tooteid müüakse siiski peamiselt mineraalvillatehastele. Siin läheduses pidavad asuma värviliste tuledega valgustatud valged koopad, kuhu on võimalik ringkäigule minna. Stalheimskleiva on kitsasorg, mille külgedel ukerdab 1840. aastatel rajatud Põhja-Euroopa järgseim tee. Siit oleks pidanud sisse keerama, aga kodutöö oli tegemata. See tee oleks väärinud läbimist. Tee vastaskülgedel on 2 hiiglaslikku üle 100-meetrise kukkumisega juga. Vinje, valge puukirik 19. sajandi lõpust. Opheim Svatnet järve kallast mööda tulles sõidame Vinje väiksest külast läbi. Ees paistab 1400-meetrine Lönahorgi mägi, kus norrakad ronimas armastavad käia. Oleme 300 meetri kõrgusel ja tee hakkab Strandalevi jõe orgu pidi laskuma. Teeme peatuse ja imetleme Tvindefosseni võlukoske, mida nimetatakse ka Trollafosseniks ehk maagiliseks koseks. See langeb 116 meetri kõrguselt, moodustades väiksest üle Kaljusirva alla kukkuvast Trolevi ojast ja subub meie tee ääres voolavasse Strandalevi jõkke. Koske on maalinud 1830. aastal Johan Christian Dahl, keda peetakse Norra maastikumaali isaks ja kes oli 19. sajandi esimesel poolel Norra kunstielus kesksel kohal. Ta oli üks esimesi, kes saavutas tõelise tuntuse välismaal. Kose vesi omandas 1990. aastate lõpus noorenemist ja seksuaalset potentsiaali tõstva maine, muutes Kose Lääne-Norra üheks armastatuimaks sihtmärgiks. Võlukoski külastab aastas kuni 200 000 inimest USA-st, Jaapanist ja mujalt. Venelased aga tulevad ja täidavad oma kanistrid veega, et vesi kodumaale sugulastele kasutuseks või hädalistele müügiks viia. Miks me autost paari plastpudelit kaasa ei võtnud? Taskusse vett ju ei pane, tasku ei pea. Või mine sa tea, ehk ongi vähemasti meesterahvastel sobilik selle Kose võluvesi endale taskusse poetada. Usk teeb imesid. Igastahes, kui siia satute, võtke suuremat sorti anumat kaasa.
ja ärge unustage autouksi lukustada. Jätkame sõitu Bergeni linna poole. Vasakule jääb Lönavatnet järv, paremale üles Lönahorgi mägi, mis tuvastamatu torniga enne Võlukoske teelt juba paistali. Mäenõlval asuv väike 1500 elanikuga küla on Bronstondi. Vasakule jääb Vangsvatnet järv ja otse ette 1,3 kilomeetrine Gräsident Toppen, Kallikülje mägi. Vältides Vossevageni 1700 elanikuga asulat, läbisime 2,5 kilomeetrise Vangstunnelini. Evanger küla, samanimelise järve tipus, jääb üle silla paremale. Siia meid vasakul teeservas mõnda aega saatnud järvede rohke voolav vesi sububki. Ületame väikse jõesaarekese ning merre voolav magevesi nimega Evanger Vatnet jääb meis nüüd paremale. Edasi tuleb 9 lühemat tunnelit ja sõit Soolase mereveega fjordide kallastel. Polstad-Jüri küla, vahetult enne 12 kilomeetrist Polstad-Fjordeni. Fjord on Vika-Fjordeni jätk ja see omakorda Via-Fjordeni haru. Rasteplass Furnestreet nimeline vaate- ja puhkekoht mainitud fjordi kaldal. Mäe sisse uuristatud auk, kust me välja vupsasime, on 734 meetrine Trollkone tunnelen. Tunneli peal olevatel kaljudel on populaarsed kaljuronimise püstloodsed graniitseinad. Edasi sõites järgneb kohe 1,8 kilomeetrine Talseid tunnelen. Tolle tunneli ja fjordi vahele jääb turistidele märkamatu vana, mahajäetud, pime ja vesine Bergsenden raudteetunnel. Ka meie ei märganud seda ja kuidas sinna sisse pääsab, ei tea. Aga sõidame edasi. Ühe fjordi äärest teise viiv kitsasorg. Lühike 600 meetrine Peitla tunnelen. Bergenisse on umbes 60 kilomeetrit. jah, just vaatasingi. Meid saatev Taleva jõgi suvub peagi Saabua tunneli suu kõrval olevasse Talevägen järve. Viimane omakorda Sörtfjordeni, mille pervel on tunneleid veel terve hulk. Neid ei jaksa üles lugeda, aga enne Bergenit läbisime 26 tunnelit kogupikkusega umbes 19 kilomeetrit. Talevängs tunnelen 1399 meetrit, 14. tunnel pärast Võlukoske. Paremale üle Soolase merevee jääb umbes 8000 elanikuga suurim Norra saar, mis ei asu otse ookeani ääres. Saart ümbritsevad kitsad fjordid, mille igas küljes asub Mandri-Norra. Sörfjorden, mille kaldal sõidame, on lõuna- ja lääneküljel. Ostefjorden põhjas ning Veafjorden idas. 1997. aastal avatud sild on enamiku saare elanike jaoks ainuke maanteeühendus mandriga. Osterøi kirdosas on ainult üks tee ja see ei ole ühendatud ülejäänud saare teedega. Seal asub teine sild. Ülejäänud saarele jõudmiseks tuleb ületada sild, sõitsa 40 kilomeetrit saare vastasküljele ja seejärel ületada Osterøi sild, et saarele tagasi pääseda. Bergen on umbes 290 000 elanikuga, Ei, nüüd ma ei saa küll aru, kuhu ma pean minema. suuruselt teine linn Norras. Linn on rahvusvaheline merekaubanduse, laevanduse, avamere naftatööstuse ja merealuse tehnoloogia keskus ning riikliku kõrghariduse, meedia, turismi ja rahanduskeskus. 13. sajandil pealinna rolli täitev Bergen ehk vana nimega Björgvin oli Norra suurim linn aastani 1830, mil suurima linnatiitli pälvis pealinn Kristiania, praegu tuntud kui Oslo. Me tõstame asjad välja ja siis ma leian selle koha, see päev. sinna, jah. see vasak. Kus on parooli see? Võõraste maja Pasjatel, selline 3. järgu peavari, aga kesklinnas. Soodsad hinnad, mistõttu siin elav seltskond on pisut kummaline, kaasa arvatud meie ise. Saime pisikese ja kitsa kööginurgaga toakese. kus köök on? Ühisköök on siin. Siin on. Peldik.
no see lift oli ka paistab ka paras. veel. Kus pann on? Panni pole. Külmkapp ka vahti. See on sügav külm ja see oluline. No siin on mikk kapi peal. Ülemine on sügav külm ja oluline külm. No siin ei ole. Panni ei ole. Mingi sinna klaasid anul on. Ahi on. Ahju ka ei ole. On pann. Asi seegi. Sa pidid need seal veel. Pori töötab. Ainult enda asjad ei tea. täna sõitsime reisi kõige lühema vahemaa, kõigest 270 kilomeetrit. Jõudsime linna kella 6:30 paiku. Seetõttu on meil aega teha väike jalutuskäik õhtuses Bergenis. Kuhu me läheme üldse? Aastal 1066 alistasid inglased viikingite kuninga Harald Hardade Stamford Bridge'i lahingus ja sellega lõppes viikingite aeg Norras. Tema järeltulijast Olaf Haraldssonist sai kuningas, keda tunti kui Olaf Kirret ehk Olav Rahumeelset. Olaf asus rahu sõlmima nii rootslaste, inglaste, kiriku kui teistega. Ta soovis oma kuningriiki moderniseerida ning tema 26 valitsemisaastat kujunesid rahulikemaks, mida norrakad eales näinud on. Umbes 1070. aastal tegi Olaf viikingite kaubandusasulast nimega Björgvin ehk roheline niit mägede vahel linna, mida me tänapäeval kutsume Bergeniks. see jaht on tuur kliendile üle antud aastal 2024. Siin on kohti, mis oli 12. või? 24 ja see on tõesti uus. Ja siin on küle peal 12. inimesele kohaks. Aga kui siin ei ole keelatud, siis äkki lähme vaatame seda aavitari. Keres, no magavad. Bergeni sadam on Norras kõige aktiivsem, nii kauba kui ka reisijate veo poolest. Sadam võtab vastu 100 000 tonne kaupa ja mitukümmend tuhat merekonteinerit aastas. 2015. aastal paigaldati kaidele kaldavoolu elektriühendus, mis võimaldab laevadel sadamas resideerudes oma võimsad mootorid puhkepausile panna. Bergeni sadamas randub keskmiselt üle 300 ristluslaeva, tuues siia umbes 500 000 turisti aastas. Ja 50% reisijatest on tavaliselt sakslased või britid. Ja mis see on? Meremiin, jah? See on meremiin, jah? Või? Ja pandi inimene siis. Kauplemine Bergenis võis alguse saada juba 1020. aastatel või veelgi varem. Asula oli sel ajal ja varemgi juba olemas. 1100. aastatel sai peamiseks Bergenis kaubeldavaks kaubaks Põhja-Norra rannikult pärinev kuivatatud tursk ja kalaõli. Saksa Hansaliidu kaupmehed elasid omaette kvartalis, kus kasutati kesk-alam-saksa keelt ning neile anti ainuõigus vahendada Põhja-Norra kalurite ja välisriikide vahel liikuvat kaupa. Selline ainuõigus lõppes õnneks 1789. aastal. 68.
me ei ostnud siinselt kalaturult õieti midagi. Hinnad ei olnud lihtsalt vastuvõetavad. üks kuninkrabi sõrm nägi väga hea välja. Itaallane müüs seda mulle. See oli peaaegu 300 grammi koos selle kõva kestaga. See on okei. See oli siis mingi 79 euri umbes. See tähendab, ma saan selle väliskesta endale. Ma löön selle puruks, et sa saate sisu sealt kätte. See kest on ise ju nii ilus. Anna kaabu maa sealt sellega raha teenida, selle kolistamisega. Hello! Beautiful place. Aga tänaseks paneme pillid kotti ja lähme puhkama, et homne päev Bergenis veeta. Kohtumiseni!